videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu te näete, tõepoolest need, kes näevad, need näevad. Ja nagu te kuulete, on täna natukene teistsugune saade, selle ma ütlesin just praegu välja. Nimelt juhib tänast saadet Triin Roos, kes on teile juba iidamast-aadamast tuttav ja täiesti traditsiooniliselt vestleb tema filosoof Mart Raukasega. Nii et nautige saadet. Triin, palun. Head kuulajad ja vaatajad, on väga hea meel olla siin Nõmme raadio stuudios ja vestelda seekord siis filmindusest. Me hakkame rääkima filmiloomingust ja Mart Raukase uuest filmist Inkvisiitorid. Te olete teinud varasemalt ka mitu filmi. Üks neist Parreesia ja teine lühike reisifilm 2 päeva Teheranis. Samuti olete te mitmete saatesarjade autor, näiteks Kreeka elu ja Gordioni sõlm. Kui tavaliselt teevad filme ja saateid suured meeskonnad, siis teie olete need teinud üksi. Et need on nii-öelda ühe mehe filmid. Et te olete ise filminud, olete ise monteerinud, ise loonud muusika, et kõik üksi teinud. Ja küsingi kõigepealt, et kuidas tekkis teil huvi filmide tegemise vastu? Ja kuivõrd me üldisemalt räägime ka filmindusest ja väga hea on neid mõtteid jagada just Nõmme raadios siin, mille ampluaa ulatab vägagi seinast seina, aga alati jääb teravmeelseks ja heas mõttes intellektuaalseks ja vaimset sügavust otsivaks, et võib-olla on siis ehk nagu mõistlik alustada sellest, mis kaasajal kipub hägustuma, et mis on üldse film, mis on film kui kunst. Sest kaasajal ju me räägime väga erinevatest formaatidest, kõrvuti filmiga televisioon, kui televisioon tuli, siis kiputi arvama, et nüüd on kinoga kõik. Õnneks niimoodi ei juhtunud. Selgus, et kinol on midagi niisugust väärtust, mida ka kõige parem televisioon ei oma. Ja see kinnitus on jäänud ja lisa jõudu leidnud veel nende uute televiisoritega, mida inimesed kodus omavad, mis lähevad üha teravamaks, mis näitavad üha täpsemat resolutsiooni, 4K, 6K, 8K koguni. Ja ütleme, et kino puhul, kinokunsti puhul on midagi niisugust, mida ka väga hea televiisor ei suuda edasi anda. Kaasajal vaadatakse väga palju ja tehakse väga palju erilaadseid videosid. Alates lühikestest, hetkelistest videotest, pikemate videoteni, YouTube'i videod, vaadatakse filme kaasajal ju eelkõige ja kõiki neid videosid ja mis läheb nagu visuaalse sellise tegevuse alla, kust vaadatakse mobiiltelefonist. Lisaks sellele, et ka kuulatakse muusikat, sealt kaasa arvatud sümfoonilist muusikat, kui kuulatakse. Aga et nüüd silmitsi seistes selle visuaalse mitmekesisusega just tehnilises ja mediaalses mõttes me püüakski mõelda, et mis film kui kunst selline võiks olla, mis võiks olla tema ampluaa. Ja kui niimoodi küsida, sest see on ju väga oluline filmi jaoks, teada, mis eristab filmi kui kunsti kõikidest nendest teistest asjadest, mis ei ole sugugi mitte halvemad,
TV-saated ja YouTube'i lühivideod või TikToki väga lühikesed niisugused klipid, need võivad olla väga-väga head. On olemas halbu filme ja on olemas väga häid videoklippe ja väga häid telesaateid ja erinevus ei ole selles, vaid pigem selles teatud ambitsioonis või intentsioonis, et film tahab olla ka kunst, teatud tüüpi film tahab olla kunst, tal on see pretensioon. Ja et kuidas siis seda nüüd kaasaja mitmekesisuses, visuaalses mitmekesisuses defineerida. Ma arvan, et üks viis seda defineerida on tähelepanu kaudu. Et filmikunst teritab ja eeldab vaatajalt teissugust tähelepanu kui näiteks need YouTube'i lühivideod või televiisori ees olles või mida ma silmas pean. Ma pean silmas seda, et üldjuhul on inimene ju häiritud, inimese tähelepanu on häiritud väga erinevate asjaolude poolt. Kõigepealt väline müra, liiklusmüra, loomad, koera haugatused, keegi prõmmib uksega, remonditööd, mida teostatakse, et need tõmbavad meie tähelepanu. Inimene, kes jälgib näiteks televiisorist ka väga head saadet, paratamatult on aeg-ajalt häiritud seda laadi olmemüra poolt. Teine müra, mis tähelepanu endale tõmbab, on see müra, mis tuleb inimese enda seest. Väga tugevad niisugused jõujooned, mis on antud mingite, nimetame seda laias plaanis ihade või teatud niisuguse ängi, vihaoo, mure ja väga tihti ka uitava meele poolt su mõte lihtsalt uitab ühest kohast teise, see on niisugune päeva mõtte uitamine. Ja ütleme, et kui kõik need asjaolud on teiste videoformaatide puhul nagu aktsepteeritavad, siis film kui kunst on kiivas just selles mõttes, et ta tahab inimest nendest kõikidest häirivatest asjaoludest võeti, kutsub vabanema ja nõuab tähelepanu fokusseerimist. Vaat see on see, mida filmikunst, ütleme, tähelepanu mõttes. Nüüd, kuidas seda siis garanteerida? Muidugi kino on traditsiooniliselt niisugune koht, kus sa tuled, sa oled juba oma mõtte ette valmistanud, traditsioonilises kinos ei ole neid popcorne ega reklaame ei lasta. Ja sa tuled nagu kontserdile, siin on see paralleelanaloogia on väga hea kontserdiga olemas, et sa valmistad oma meele ette, sa teritad oma tähelepanu, sa rahustad oma meele. Ja juhtub ka niisugune asi, et sa tegelikult elu tempo on kiire ja see on kuidagi rütmina inimese sees olemas, et kinno minnes või kontserdile minnes, et sa nagu aeglustad iseenda sellist sisemist tempot. Ja seetõttu väga tihti ka nagu head klassikalised filmid tempoga mängivad, et kui nad on kohati kiired, siis nad on ka aeglased, selline maaliline aeglus võib olla. Vaat siin on analoogia, me räägime ju kunstist üldiselt, me võime ka teisi kunstižanre tuua viktoriaanlikul ajajärgul, kui gaasilambid leiutati. Siis läks Londonis moodi maalide vaatamine spetsiaalsetes salongides, kus need gaasilambid olid süüdatud ja inimesed istusid tundide viisi maali ees, heas valguses, vaadates siseruumis siis, mida seal on kujutatud, kuidas seal on kujutatud, mis on kunstniku tehnika. Vaat see tähendab tähelepanu teravnemist ja üks moment on kindlasti veel, mida filmikunst meie tähelepanu ettevalmistuse puhul nagu eeldab, vaikimisi eeldab, on see, et me oleme valmis tõstma oma nagu meelt kõrgemale. Ja mida ma silmas pean, ma ei saa siin ilma klassikat tsiteerimata, klassikast räägime võib-olla täna ka palju, klassika ongi klassika, seetõttu temast tulekski rääkida ja palju rohkem, kui me seda igapäevaelus teeme. Longinus, 1. sajandi autor, kreeka keeles kirjutanud siis filosoof, tema töö peri ipsos või seda võib tõlkida kui ülevast või kõrgest ja kui see tõlgiti
17. sajandil, 18. sajandil tõlgiti inglise keelde, siis see muutus moeks, sest see sõnavara, kuidas hing üleneb, kuidas ta tõuseb mingit kunstiteost vaadates, mingit head teksti lugedes, mingit maali jälgides või siis näiteks mägedes minnes sinna kohta, kus avaneb panoraam, kus sa näed kaugele ja kogu see vaatamise ilu majesteetlikkuse tunde, mis omakorda tõuseb ülevuseks ja üleneb ülevuseks, et kuidas see tekib, et kunstnikud, kirjanikud, filosoofid hakkasid kasutama seda sõnavara, mida antiikfilosoof Longinus oli oma teosesse kirja pandud ja küsimus oli, et mida see ülevus, mida tõeline kunst või teatud liiki, ütleme, kunst tekitab, et kas ta on inimese sees või ta on inimesest väljapool, kuidas seda tekitada, kas need on mingid kindlad esemed, mis seda tekitavad, näiteks varemed, romantilises maalis oli kasutatud varemeid või siis ütleme natüürmortide puhul oli väga tihti pealuu, see siis tekitab igaviku dimensiooni sinu tajudesse sisse, et vaat niisugused küsimused olid 18. ja 19. sajandil vägagi aktuaalsed, selle abil defineeriti nagu tõelist kunsti. Ja kui me räägime filmindusest kui sellisest, siis vaat see valmisolek, et sa oma meele ülendad, et vaadates head filmi sa elad selle hinge tõusu selle kaudu läbi, et su hing tegelikult tõuseb selle läbi, seda võiks nimetada ka 19. sajandil nimetati Inglismaal seda, et see oli meeldiv vägistamine, see on hinge selline vägistamine, mis tekitab magusa meeldivustunde. Et mingi kunstiteos, mis on ülev ja paneb hinge tõusma, et ta haarab sind jõuliselt nagu enda haardesse ja lõpptulevuseks on siis selline nagu ülevus, mis on kombinatsioon siis meeldivusest ja veel paljudest teistest sentimentidest. Et väga üldiselt, kui me tahame filmi, kunsti, kaasaja visuaalses nagu pluraalsuses defineerida, siis võiks kasutada seda sõnavara, mis kunsti kohta üldiselt käib ja mis näiteks, ütleme, antiikajast on ka pärit, et see tähendab meele teatud teravdamist, valmisolekut seda teha. Nii et selles mõttes ei kao kinod kusagile, kinoteatrid, spetsiaalsed seansid, inimesed, kes sinna pühendunud tähelepanuga lähevad. Aga küsimus, et kuidas mina jõudsin TV-saadete ja nende mõningate filmide tegemise juurde. Ikka niimoodi nagu jõutakse, et paljuski juhuslikult, et sul on olemas mingi soov ja siis juhus aitab selle välja tuua. Mäletan, et Eesti Televisioonis paluti mul teha kommentaar Iraanile, Iraani välispoliitika, sellist välisilm või välissilm oli selle saatesarja pealkiri ja saadet tihti illustreeritakse ka piltidega, visuaalse materjaliga ja saates esineja võtab need mõnikord kaasa ise, aga väga harva tuntakse huvi, et kuhu see täpselt monteeritakse ja kuidas monteeritakse, et ma palusin tegelikult võimalust jälgida, kuidas montaaž käib, et ta täpselt paika saaks. Ja siis ma nägin, kuidas need montaažiprogrammid töötavad, kuidas need ribad toimivad. Klassikaraadios mõned loengud pidades ma ei jäänud oma tulemusega rahule ja palusin teist korda veel rääkida. Ja siis ma jällegi viibisin selle saate montaaži juures ja siis ma nägin, kuidas audioprogramm põhimõtteliselt väga sarnane videomontaaži programmile, kuidas ta töötab, kuidas on sisse zoomimine, kuidas toimuvad lõiked, kuidas ühildatakse erinevaid neid tükke kokku. Ja see lõi siis niisuguse nagu soovi ise proovida, see oli esimene samm. Ja mäletan, et see oli vist aastal 2000
kas ta oli 13, külastasin Iraani. Ja päris niimoodi üksi sõitsin sinna kohale, hotelli olin võtnud Teherani kesklinnas, nii keskele kui veel saab. Saabus lennuk öösel, takso tõi mind siis hotelli. Iraanis ei ole väga palju neid säravaid reklaame ja lampe, et sa võid ümberringi vaadata, kõik oli suhteliselt hämar, pimedas või öö ajal siis ringi seal niimoodi ei käida ja ei pidutseta, jõudsin hotelli, reis oli pikk, jäitsin magama ja järgmisel hommikul, kui ma üles tõusin, oli juba keskpäev. Ja siis ma mõtlesin, ma lähen nüüd linna peale ja ma läksin hotellist välja ja ma nägin tühja tänavat. Ma kõndisin mööda tänavat, ma vaatasin tänav, millega see tänav, mida mööda ma käisin, ristus paremalt poolt, oli samuti inimtühi, vasakult poolt inimtühi. Ma kõndisin 5 minutit, 10 minutit. Selles linnas olid pargitud autod, aga seal ei olnud mitte ühtegi inimest liikumas. Ja see tekitas, võiks öelda, sellise tohutult kummalise tunde nüüd selle koroona garantii ajal Ateenas, ma midagi sarnast läbi elasin, aga see oli kummaline kogemus ja siis ma korraga nägin, kus inimesed on. Nad olid kõik kogunenud parkidesse. Teheranis on suured pargid. Tol päeval nimelt oli looduse päev ja inimesed peredega viibisid parkides. Olid lapsed, vanavanemad, sugulased, suurte pärsi ja vaipade peal istuti ja mind kutsuti ühe pere juurde. Jagati toitu, ma pole sõbralikumaid inimesi näinud. Ja ma otsustasin, et ma teen ühe pisikese sellise filmi, mul oli nagu nad on, nimetatakse seebikateks, selline pisikene kaamera, nagu seebikarp, isegi veel õhem. Ja ega ei tohi ju Iraanis, tol ajal ma arvan, praegu kehtib see samuti ilma loata filmida, aga turist võib pilte teha. Ja ma olin Tallinna Televisiooniga juba mõned saated niimoodi koos ka monteerin, ma mõtlesin, et ma teen videot, et saate juurde sinna saab siis illustreerida. Ja hakkasin filmima ühtepidi, teistpidi, läksin muuseumi, kasutasin muuseumis letti, kui slaiderid selle seebikarbiga tõmbasin, siis muidugi see ei tulnud väga ühtlane, aga kohe päris esimesel päeval ma tajusin, julgeolekumehed olid mul niimoodi kannul, jälgiti, mida see üksik turist teeb selle kaameraga, kuidagi väga kummaliselt käitub, näiteks läheb metroosse ja asetab siis selle kaamera selle eskalaatori toe peale, et siis ma sain väga head niisugused võtted, aga siis ta salvestab heliääli metroos, kui rong tuleb ja see kõik oli väga, väga kummaline, et ma hoomasin seda ülimalt tähelepanelikku julgeoleku pilku enda kuklas. Tuldi ka otse nagu rääkima ja küsima. Aga midagi hullu ei juhtunud ja selle filmi materjaliga ma tulin ja see oligi esimene film, see oli 2 päeva Teheranis. Et seda ma ei ole ise ainult monteerinud, see oli Tallinna Televisiooni montöör, 2 selle tegime ja selles koostööprojektis siis ma nägin, kuidas kõik need asjad nagu koos toimivad. Ja ütleme, sealt ma õppisin ka sellist asja nägema, hiljem mu arvutis olid juba endal need montaažiprogrammid sees, näiteks koloreerimine, kuivõrd koloreerimine, ütleme siis Red Giant või DaVinci Resolve nende programmidega, et kolossaalselt sa saad tegelikult seda nagu video mõtet muuta. Sa saad talle anda teatud iseloomu, sa saad talle anda sellise nagu karakteri, värvide jõud on tohutu ja et kuidas seda teha ja kuidas see mõju nagu avaldab. Et niisugused asjad ja siis juba hiljem tulid, seoses Kreekas olekuga tekkis mul endal tehnikat ka juurde ja tuli esimene Gordioni sõlmeprogramm, mis siis käsitles nagu Kreeka teemasid, sidus antiiki ja kaasaega, sest et antiik on
on tegelikult ja klassika on võti kaasaja mõistmiseks, kuigi kaasaja inimesed kahjuks klassikast väga vähe teavad ja seda väga vähe oluliseks pidasid, nii et kas oli mingi 5 või 6 saatest koosnev seeria, et ma hakkasin nagu ise filmima, stuudios ei saavutanud seda rahulolu ja siis ma nagu oma kaamera, aga see kaamera muidugi oli, ta oli hea turistikaamera, selle kaamera niisugune kunstiline joonis ei ole see, mis praegu sellel filmil, mis nüüd tuleb, Inkvisiitorid on, et kus on siis Karl Zeissi väga ilusa geomeetrilise joonisega filmi objektiivide töö on näha, et ütleme see ilus joonis ja pilt on väga, väga oluline. Aga siin tuleks ka täpsustada, et eesmärk ei ole resolutsiooni võimalikult kõrgele tõsta, sest ütleme full HD või siis ma eesti keeles isegi praegu jään natukene ätta, ütleme 4K sealt üle vahepeal on veel üks niisugune pisikene samm, see 6K ja 8K, et tegelikult nad kunstiliselt ei pruugi mitte midagi anda. Sest kui te vaatate loodusfilmi, teil on vaja täpselt näha mingisugust detaili, aga jällegi, kui räägime filmikunstist, siis seal on omal kohal sellised jämedamad pintslilöögid ja tulebki informatsiooni tegelikult väga optimaalselt jagada, sest et liiga terav pilt kõikides nagu kaadri nurkades ei võimalda fokusseerida tähelepanu sellele, mis on oluline. Ja selles mõttes niisugused väga-väga teravad pildid. Ja sellega kaasas käivad kaasaja kinodes, eriti kui sa vaatad sellist nagu Hollywoodi tüüpi, niisugused tüüpilised asjad, et ütleme 6K pilt ääretult terav, varjud on toodud sinisesse, sinalkatoonika, et sa näed kümneid filme, mille visuaalsus on nagu ühesugune, siis kuidagi taevas on niisuguseks tumedamaks tehtud, sellega dramaatikat lisandatud, eks ole, et need on asjad, mida sa ise filmi tehes nagu õpid. Jah, võt need on niisugused momendid ja muidugi Pareesia, see nüüd oli kunstilise nagu ambitsiooniga film, aga tehtud jällegi siis selle turisti kaameraga, too aeg mul veel tehnika ei olnud nii, aga selle filmi niisugune nagu sisukus ja nagu vaadatavus on olnud nagu üllatavalt hea. Ja, ma sooviksingi küsida nüüd Pareesia kohta, et see on kunstiline dokumentaal ja Pareesias on valgusel ja varjul on seal väga oluline osa, et valguse ja varju kasutus peegeldab selle filmi filosoofilist sisu. Et selgitage palun valguse kasutamise tagamaid ja samuti siis neid põhilisi filosoofilisi ideid, mis selles filmis on edasi antud. Jah, Pareesiast ma tahaks natukene ka pikemalt rääkida, võib-olla ma kõigepealt avaks seda, et kus selline nagu oskus valgust või varju näha tekkis, sest paljude asjadega, mis meie pilgule on antud, me mõnikord ei oska seda märgata või ei oska näha, kui meie pilk ei ole koolitatud või treenitud. Ja nii palju, kui mu mälu tagasi ulatub, siis ma olin umbes mingi 3-4 aastane poiss, vanaisaga väga palju looduses liikusime ringi ja 3. põlve tallinlane, üks meeliskoht oli minna Pirita jõe äärde kevadel, suvel, kus on lükati sild ja vanaisa viskas, tal oli alati ülikond oli seljas, viskas pintsaku siis rohu peale ja hakkasime vaatama vee voolamist pisikese poisina. Siis vanaisa võttis kingad jalast ära, jalgu pidi vette, Mart tule siia, vaatame, mis kivide all on. Ja need on need mälupildid sellest vee
voolamisest need taimed, pruunjas, põhi pruunjas, vesi ja päikese sillerdus seal. Vaat see on midagi sellist, mis nagu esimese pildina valgusest ja varjust ja selle valguse muutumisest nagu meelde on jäänud. Sest fotograafias on valgus ja vari vägagi klassikaline teema ja läbi käidud, aga filmikunstis on ta on tunduvalt keerulisem. Ja siis ma mäletan seda, et väga hästi muidugi oma lapsepõlve suved alates 10. eluaastast kuni 16. eluaastani ma veetsin Leningradis, ehk tolleaegses Peterburis ja Moskvas. Ja meil oli väga palju aega, vanaisa oli kunstiinimene, tal oli Venemaal head sõbrad ja me elasime kuude kaupa, aega oli väga palju, kusagil ei olnud kiiret. Ja muidugi see mulje sellest suurest linnast, kus sa lihtsalt kõnnid mööda kanaleid ja päevi veetsime muuseumis. Läksime järgmine päev jälle sinna, pilet ei maksnud mitte midagi, aega oli palju. Ja ma mäletan, et vanaisa lasi mul ise seal ringi käia, vaadata seal Ermitaažis on suured paraadmaalid, mis võtavad pool seina enda alla. Need on Moosese heitlus ja Abraham Iisakut ohverdamas, mõningad Kreeka mütoloogia pildid, muidugi pildid õukondlastest, seltskonna elu kajastamised ja need olid suured paraadpildid, mis juba oma mastaapsuse mõttes tõmbavad tähelepanu. Aga õige pea ma märkasin, et minu jaoks märksa huvitavamad ja tõmbavamad on palju väiksemad pildid. Hiljem ma sain teada, et need on vana hollandlaste maalid ja seal oli peal kujutatud siis näiteks mingisugune toanurk või oli asetatud esemeid sinna peale, klaas, kus vesi peegeldus, valge laud, lina, mis näitab valguse sellist nagu õiget tooni, valge kui valge, white balance inglis keeles seda nimetatakse, maali peal oli see täiesti selgelt nagu peaaegu obligatoorne moment olemas. Ja väga tihti ka metallesemed, mis valgust, mis sinna ruumi sisse voogas, nagu sellise särana peegeldasid. Ütleme, puidu pealt sai märka valguse sära. Aga valguse sära sai märka ka näiteks veeklaasis, seal on murdumised teistmoodi. See, et Vana-Hollandi natüürmoordi autorid selliseid obligatoorseid asju nagu veiniklaas või veeklaas, alati see oli nagu läbipaistev selline jook, seal sees selge vesi, need peegeldused, see oli üks ja siis olid metallesemed, et see valguse selline jõuline sära. Ja vaat see valgus, mis seal paistis, läksid sellele maalile lähemale, siis sa nägid pintslilööke, kuidas see oli tekitanud natukene kaugemale, eks ole, astusid, vaatasid, mis on see õige distants. Ja sellel pildil tundus, et seal ei toimu mitte midagi. Kõrvuti nende maalidega, kus olid üles kujutatud lahingud ja mingisugune tegevus, et nendel vaikelu maalidel, natüürmortidel tegelikult nagu mitte midagi ei toimunud. Et kunsti ajaloos me teame, et see valguse ütleme niisugune nagu mõõde sellisel kujul, sellisel viisil, sellise intensiivsuse ja tähendusega Hollandi maali kunsti tegelikult tuli nagu Caravaggio kaudu, et Utrechtis oli terve Caravaggio järgjate koolkond, aga Itaalia maalikunstnik Caravaggio, kes siis valgustab, ütleme, nägusid altpoolt, need on need küünlad, see on see soe valgus ikkagi kuidagi pidi nagu kunstlik, sest see on küünlavalgus kui selline, et põhjarenessansi ruumis, kus siis Holland on Utrecht ja Haarlem ja Amsterdam ja kõik need kuulsad maalijad, kes seal tegelesid, et nende nagu tähelepanu on füüsilisele valgusele, loomulikule valgusele. Kuidas ta kambrisse paistab, mismoodi ta esemetel peegeldab ja tal on oma tähendus, tal on väga sügav tähendus, valgus kui selline. Ja vaat see on maalikunstis, nüüd kuidas seda kanda üle filmikunsti, kuidas seda kujutada.
just sellisel viisil. Noh, üks on, et sa kujutad asja nagu võib-olla siis maalina, et noh, me teame näiteks Kubricku filmist Barry Lyndon, kus paljud stseenid on üles ehitatud nagu maalid, et see aeglane välja zoomimine, eks ole, on seal märgata. Noh, valguse paremaks püüdmiseks Kubrick kasutas Carl Zeissi objektiive, mis olid spetsiaalselt NASA jaoks tehtud, siis väga tundlike nagu situatsioonide jaoks tähistaeva vaatamisel, et sellega ta saavutas nagu, et kunstlikku valgust ei ole vaja, on ainult küünlavalgus ja see lõi erilise niisuguse nagu maali nagu meeleolu. Väga oluline on ka see, et kui sul valgus on kaadris selliselt, nagu ütleme Hollandi natuurmort, et see siis ei liigu välja, sul on vaja seda valgust jälgida, ta ei tohi väga kiiresti see dünaamika kaadrist olla. Näiteks seal Inkvisiitorite filmis on mul mõned kaadrid ehitatud üles just nagu natuurmort, et seal on dominikaani munkade sellised valged käised, seal on valge, kui valge on olemas, seal on need metallist instrumendid, mis siis liiguvad nagu sirkel, ütleme, ta on nagu invariant oma ühe telje suhtes, et sa saad nagu jälgida, ta ei liigu kaadris sul välja, et ütleme, sama on kuulsas filmis ka Potjomkin, kus siis Soomuslaev Potjomkin, kus need kahuritorud liiguvad, eks ole, mööda sellist nagu telge ei ole lihtsalt nagu ühest kaadri seljast teise. Et ütleme, need on niisugused momendid, mis valgusega seostuvad ja valgus on väga oluline oli selles Paresia filmis. Väga oluline, sest see oli mu põhiline tööriist selle filmi nagu ideede nagu esile toomisel. Ja mis need põhiideed siis Paresia filmi puhul on, ma nimetaks seda filosoofiliseks filmiks, see tähendab, et filmil on teatud nagu filosoofiline mõte või ambitsioon. Või teiste sõnadega, et selle filmi üle peaks nagu ka järgi mõtlema või nägema, et seal võib olla lisaks sellele, mis esmapilgul paistab, veel võib-olla nagu teine nagu kiht. Paljud peavad seda filmiks Einar Laignast. Kes on suurepäraselt selles filmis nagu oma rollis, mitte et ta näitleja on, ta ei ole näitleja, tegemist on nagu filosoofilise dokumentaaliga. Aga see ei ole film Einar Laignast, vaid see on film paresiastist ehk tõerääkijast. Ja Einar Laigna selles rollis, mis ta on, suurepäraselt neid ideid toob esile. Mina olin Tallinna dominiiklaste kloostris temaga väga tihti kokku saanud ja just seesama loomulik valgus seal, mis paistab ühest aknast, teisest aknast sisse ja omavahel vesteldes siis Einar Laigna on Eesti parimaid oraatoreid või ilmselt ka kõige parem oraator üldse, isegi võib-olla läbi aegade, sest et tema hääle materjal ja oskus sõnu seada ja et see oraatori oskus on tal suurepärane ja mõningad sellised vestluse momendid oli, kus ta tohutu jõulisusega näiteks esitas mingisuguse sellise tõeplahvatuse või ma vaatasin, et see on midagi, mis on nagu jada mingitest asjadest. See on nagu tõeplahvatus või tõe väljaütlemine. Vaat paresiast ei ole mitte lihtsalt inimene, kes informeerib meid õigetest asjadest, millal rongid välja lähevad ja kui palju sooja täna on, et sa ütled nagu õiged arvud ja siis see ongi tõerääkija. Tähendab, tõerääkija paresiasti näol on see, kes nagu plahvatab läbi selle valemüüri, mis meid sotsiaalsete olenditena ümbritseb. Ja seda tehes ta muidugi riskib, ta läheb nagu riski peale. Aga et need kujundid, kuidas ta seda teeb, et see on oraatori manitsev paatos, see on lõikav iroonia, see on selline sarkasm, mille vastu nagu mingi asi ei saa või inimesed muudab jõuetuks. Et vaat kõik need kujundid, kuidas need on näoilmetes,
antud, kuidas näoilmetus on antud, selles filmis oli, Bach on kirjutanud heliteose, see on hästi tempereeritud klaver, svooltemperiirte klaviir. Ja seal ta tegelikult ühte ja sama nagu meloodiat erinevatest sellistest, nagu heliredeli võtmetes nagu töötab läbi. Parisi hästi film oli umbes sama, et ta lähtus siis ka Aristotelese teosest, ma kasutasin, see oli füsiognoomika või füsiognomoonika, kus siis inimese teatud niisuguseid näoilmeid ja füsiognoomilist eripära kirjeldati ja kuidas see siis nagu visuaalselt ja heliliselt nagu väljendab. Et ta on nagu filosoofiline kataloog siis Baresia erinevatest kõnekujunditest ja sinna juurde kuuluvatest füsiognoomilistest nii-öelda nagu tüüpvormidest, mida Einar Laigna võrratu peakuju, häälematerjal ja ütleme see kloostri niisugune valgus ja vari võimaldas esile nagu tuua. Et seal leidis kasutust, ütleme see tähelepanek ja teadmine, mida ma lapsena Vana-Hollandi maalide juures nagu täheldasin. Baresia on osalenud ka mitmel filmifestivalil ja sealt ka auhindu saanud. Ja samuti maailma filosoofiapäeval Ateena ülikoolis oli see üks keskseid arutelufilme. Kui tähtis ja kui levinud see on, et filmi üle tekib mingisugune sisuline arutelu? Et ma ei mõtle siin praegu selliseid kriitikute kinni makstud selliseid reviewsid, vaid et kui oluline see on, et film kõnetaks inimesi ja et filmi üle tekiks mingi sisuline arutelu? Ma arvan, see on väga oluline, kui me tahame, või film pretendeerib kunstilisusele, sest et kunsti üle tuleb rääkida ja kunsti üle tuleb arutleda. Kui film on filosoofiline, siis seal on see arutelu mõõde ka filosoofilisi termineid ja ideid sisaldab. Kõigepealt nende konkursside suhtes, neid on ju väga erinevaid. On olemas puht kommertslikke ettevõtmisi, on olemas niisuguseid näilisi veebi, interneti konkursse, kus siis jagatakse auhindu ja on olemas selliseid, mis siis nagu kuidagi pretendeerivad erilised olema seal, puutuvad kokku siis poliitiline võim ja tuntud kinotegijad ja neid ka kasutatakse kahjuks ka Oscarite puhul viimasel ajal, ta on muutunud üha enam nagu poliitiliseks, et võib-olla alates sellest hetkest, kui dokumentaalfilmi Oscari Valged kiivrid said, mis on siis omalaadne, nagu on selgunud terrorirühmitus, mis siis Süürias ja mujal niisuguseid lavastusi teeb ja sealt edasi sooline niisugune võrdõiguslikkus, teatud seksuaalne korrektsus, kõik see poliitiline agenda, mida me enda ümber näeme, et see on kahjuks väga paljude filmifestivalide nagu programmi sisse kirjutatud, mõningad, mida nimetatakse A-festivali või A-kategooria festivalideks, et sa ei saagi esitada oma filmi sinna sisse, kui sa ei täida näiteks ära küsimustikku oma soolise eelistuse ja soo ja muude selliste asjade kohta, et sa näed, et tegelikult selline agenda on olemas, et paljude filmifestivalide žüriide puhul on veel omaette sellised ništaskud või lisasüriid, mis siis vaatavad mingite ideede korrektsust, näiteks religioosne žürii, kes siis vaatab, kuivõrd sinu ideed sobivad või ei sobi või. Et lühidalt öeldes, et see pilt, et meil on nagu väga sellised madalad festivalid, mida tehakse ainult raha, nagu kokku petmise eesmärgil ja fiktiivseid autasusid antakse ja lõpetada siis, ütleme ultra selliste tõsistega nagu Oscarite jagamine, et see pilt ammugi ei kehti, et ma olen
kasutanud teist jaotust ja püüdnud nende filmifestivalidega tegemist teha, et kus toimub nagu sisuline arutelu, et kus vaadatakse filmi kui teost ja ka kunsti. Ja selles mõttes minu Pareesia ehk kõige minu enda jaoks olulisem tunnustus oli Küprose filmifestivali dokumentaalfilmi auhind, mille ma seal sain. Ja see on festival, samuti Naplionis, see on festival, kus paralleelselt toimub ka filmi kunsti teemaline arutelu või konverents, seminarid, arutelu. Et seal on film ja mõte ja arutelu ja muidugi kõik see, mis kuulub sinna sellise paati näol või mida nüüd punase vaiba ürituseks, kus inimesed sotsialiseeruvad, tutvuvad, filmitegijad. Mul on meeles väga hästi üks tuntud Austraalia filmirežissöör ütles, et Austraalia näitlejatel on veel turg USA-s, sest USA meesnäitlejad ei suuda enam välja mängida maskuliinseid rolle. Nad on muutunud liigselt naiselikeks, liigselt pehmeks, feminiinseks, et veel Austraaliast leiab sellist mehe tüüpi. Et kui sa vaatad mingit filmi, kus on siis karmid rüütlid ja muud ja võtab selle kiivri peast ära, siis on selline nagu lapse nägu tegelikult või niisugune naismees, et ei ole nagu karakterisse sobiv. Aga Ateena ülikoolis Pareesia oli tõepoolest, nagu te mainisite, oli maailma filosoofia päeva raames oli diskussioonifilm. Ta oli ennem Naplioni filmifestivalil osalenud, seal ma esinesin ettekandega, loenguga filmikunst ja Aristotelese õpetus hinge liikumisest, kuidas filmikunst siis nagu liigutab inimese hinge, kui niimoodi lühidalt öeldes. Ja sealt siis film sai ka kutse Ateena ülikooli filosoofia päevale, et kõikide filosoofide, Ateena ülikooli filosoofide siis juures olekul seda filmi näidati ja arutati selle ideid, sest et füsiognoomika, see on ju Aristotelese koolkonna teos füsiognomonika, näo liikumine, näo väljendusrikkus, tõe niisugused modaalsused, kuidas nad väljenduvad siis füsiognoomiliselt, et jah. Et see on väga meeldiv, kui filmifestivalidel ei ole lihtsalt sellist nagu kollase ajakirjanduse meedia tähelepanu ja kostüümid ei leia ja poliitilisi tutvusi ja ei sõlmita, vaid et toimub ka sellist sisulist arutelu ja arutelu mitte ainult nende konkreetsete filmide suhtes, vaid filmikunsti ideede suhtes üldiselt. Et see oleks minu jaoks vähemasti ideaal. Aga tuleme nüüd teie uue filmi juurde, Inkvisiitorid. See film samamoodi tegeleb tõe otsimisega ja samuti eugeenika teemadega. Et Dominikaani kloostrisse tuleb siis naisuurija ja kelle eesmärgiks on jälile saada teise maailmasõja ajal kloostri raamatukogusse peidetud eugeeniliste skulptuuride kogule. See eugeenika teema, see on ju ka midagi sellist, mis on peidetud. Et siin tuleb nii-öelda sisse see mõiste kustutatud kultuur. Et on sellised asjad, mida justkui peidetakse avalikkuse eest ja mille ilmsiks tulekut tahetakse igati varjata. Et ma saan aru, et sellel filmil on ka siis oma selline poliitiline sisu. Jah, on küll jah, et kõigepealt, et see film on filmitud üles 100% jällegi Tallinna dominiiklaste kloostris 13. sajandi atmosfääris ja nagu te just siin ütlesite, et dominiiklaste kloostrisse saabub siis feministist naisuurija, juba see feministist naisuurija, see on võrratult minu arust nagu sobilik tüüp, see on doktor Kaeni,
kes siis kasutab poliitilist manipulatsiooni, et mees kloostrisse sisse saada ja luba kasutada siis kloostri varjatud või peidetud nagu kollektsiooni sellele järele saada. Ta tuleb sinna, näitab piiskopi kirja ette ja siis kloostri ülem lihtsalt peab sellele nagu alluma, peab nagu need kogud avalikuks tooma. Nüüd mida siis nagu uuritakse, mida see feministist uurija püüab leida? On kuulujutte levinud, et kloostrisse teise maailmasõja eel toodi eugeeniliste materjalide kogu, sealhulgas ka skulptuurid. Eugeenika tuleneb kreekakeelsest sõnast evgenos või evgenos, mis tähendab head sündi. Eugeenika oli väga levinud, Churchill näiteks oli eugeenikast huvitatud, Eestis esimese vabariigi ajal oli Tartu Ülikoolis eugeenika instituut ja keskus tegeles, Tallinnas oli neid väga palju. Ja eesmärk oli siis parandada tõugu. Et kui me näiteks teame, et me tahame rohkem piima saada või näiteks teatud tüüpi koeri või kasse, et siis tuleb teatud isendid omavahel kokku viia ja teiste isendite kokkusaamist vältida. Inimeste puhul leiti, et ei ole midagi halba, kui me paneme järglasi saama need inimesed, kes on terved ja tugevad, kellel ei ole vaimuhaigusi, näiteks näha suguvõsas, et sinna poliitkorrektne hoiak, et pole oluline, mis rassi on lapse vanemad või kas sugupuus on mingisuguseid pärilikke haigusi või nii edasi, et need on kõik kaasaja sellised poliitilised normid, aga teise maailmasõja eel need veel ei kehtinud. Ja kuivõrd eugeenikaga tegeles väga aktiivselt ka Natsi-Saksamaa, siis peale teist maailmasõda just nagu automaatselt eugeenika muutus nagu põlualuseks asjaks või ta samastati siis natsi-ideoloogiaga, mida ta kindlasti ei ole. Ja vaat see kogu siis toodi teise maailmasõja lõpu eel sinna kloostrisse, seal ta siis oli, need on need skulptuurid, mida kasutati noortele eugeeniliste ideede õpetamiseks. Mis skulptuurid need on? Need on siis selline, ütleme, aaria tüüpi mees, väga harmooniliste mehiste näojoontega. Meie uurija kõigepealt siis suhtub nendesse niisuguse üleoleva nagu eelarvamusega, et see on mingisugune vana materjal, mis ei vasta kaasaja poliitilistele standarditele. Ja filmis me näeme, kus siis need dominikaani mungad, kes siis peavad seda materjali nagu tutvustama või muuseas sõna inkvisiitorid tuleneb ladina keelest sellest sõnast, mis tähendab uurijaid. Eks sellel filmil ei ole mitte ainult viide dominikaani munkadele ja dominikaani kloostrile, vaid uurimistegevusele ja uurijatele ka üldises mõttes. Ja vaat selles filmis on väga palju niisugust nagu vaikelulist nende objektide uurimist. Ütleme, naisskulptuur, kelle puhul täheldatakse, et tema sooltes, et see on ideaalne eestlane, et tema soontes voolab Emajõe puhtus. Me teame, Emajõgi väga puhas ei ole. Ja ateenalase nagu tarkus on tema palgesse kirjutatud. Ütleme, praegu ka veel mõni aeg tagasi räägiti Tartu Ülikoolist kui tarkuse templist ja Tartust kui Emajõe ja Ateenast, aga ma kardan, noored enam ei suuda seda paralleeli päris näha, mis oli esimese vabariigi aeg, sest siis oli klassikaline kultuur ja Ateena oli ikkagi ideaal. Ja vaat filmis me näeme, kus see naisuurija, kes algul suhtub vägagi sellise nagu skepsisega ja üleolekuga nendesse esemetesse, ta ainult tahab oma töö lõpule viia, need ära mõõta. Siis ta näeb neid munkasid seal toimetamas ja ühel hetkel ta hakkab nagu vaatama tähelepanelikumalt neid kujusid. Ja talle hakkab väga imponeerima see üks see mehe pea, see on see, ütleme, niisugune puhas aaria ideaal. Muidugi nagu paradoks, et kaasaja feministlik uurija, kes on tulnud siis kes on ka tühistamise kultuuri nagu esindaja või ohtlikke ideid jagab, et see tegelikult oma sellises nagu naiselikus intuitsioonis
kogemata leiab, et ta on armunud sellesse peasse. Ta on armunud sellesse nagu klassikalise skulptuuri. Ja seal me näeme filmis on kaadrid, kus ta on selle kuju siis võtnud ja üks munk mängib natukene viiulit ja siis ta korraga hakkab selle peaga tantsima. Ta vaatab seda pead, ta hoiab seda käes, ta teeb selliseid tiirusid, et see on kuidagi rõõm, mis tema silmadesse tekib, et see on mees, kellega ta tahaks nagu koos olla tegelikult. See on tema rassi, see on tema tõu esindaja, see valge mees, see skulptuurpea, valge pea, see valge toon on veel väga provokatiivselt ja selgelt toodud esile, nii et see on vägagi nagu poliitilise aktuaalsusega film, kus me tänapäeval räägime ütleme rassilisest võrdsusest ja toonitame, et ei ole oluline eugeenika seisukohal, kuidas nagu geenid omavahel sobituvad, aga film on just tahtlikult provokatiivne ja mõneti ka nagu traagilis humoorikas. Nii et filmi niisugune nagu areng on või kulg on paljuski antud selle muutusega või joonistub välja selle muutusega, mis peategelase teadvuses aset leiab. Et need poliitilis-korrektsed ja akadeemilis-karjäärilised eelarvamused ja hoiakud tegelikult murduvad, kui ta puutub kokku asjadega, milles on teatud ilu. Ta tunneb oma südame hääle järgi ära, et see on see kultuur, kuhu tema tegelikult tahaks kuuluda. Ja ma saan aru, et mida rohkem ta siis selle kloostri saladustesse süüvib, et ta siis, kus tähendab, et seda nagu suuremasse vastuollu ta satub selle kloostri vaimse liidriga. Ja samas nagu selles uurijas endas tekib selline võitlus ja segadus vist pimeduse ja valguse jõudude vahel. Jah, siin on üks liin veel toodud sisse, et ega kui hästi see on õnnestunud nagu võib-olla esile või kui täiuslikult välja joonistada on see, et kloostri vaimne liider, kes on pettunud siis kaasaja maailmas, eelistab istuda nagu kloostri alumise korruse hämarates kambrites ja sepistada seal niisuguseid verbaalseid tarkusi. Just verbaalselt nagu esile toodud nagu lauseid, et mis kannavad väga sügavat mõtet. Ja näha on, et tal on mingisugune selline, võiks öelda hoiak nende kujude suhtes, mis tegelikult modelleerivad antiikskulptuure. Ja muidugi vastuolu nagu formaalne lähtepunkt on see, et üks uurija on nüüd naisterahvast piiskopi kirjaga tunginud tema kloostrisse. Juba see on midagi, mida ta ei saa aktsepteerida. Ja selles filmis naisuurija ega see kloostri vaimne liider, kes siis seal hämaras kambris istub ja sõnu sepistab, ega nad omavahel nagu verbaalselt ei suhtle, aga see on visuaalne kontakt ja ühel hetkel siis uurija, et jälgida seda kloostri vaimset liidrit paremini, hakkab joonistama, hakkab portreesid tegema. Filmis on väga toredad kaadrid sellest, et kus ta siis nagu joonistab kloostri aias istuvat korraks valguse kätte tulnud siis kloostri liidrit ja siis arutleb tema füsiognoomika üle, et näiliselt on see mees ääretult rahulik ja vaoshoitud, aga tohutu pinge ja võitlus on näha selle inimese hinges ja see peegeldub näos. Vot niisugused nagu momendid. Ja. Aga ühest suletud ruumist leiab see naisuurija ka gnostilise altari. Et mis tähendus on sellel gnostilisel altaril?
no klooster on vana, see Tallinna dominiiklaste klooster, see altar on tõepoolest olemas, see pole mingi välja mängitud asi, et selle filmi žanr on see, mis inglise keeles on feature dokumentari või siis ta on nagu mängufilmiliste elementidega dokumentaal, koosneb sellistest üksikutest nagu episoodidest, piltidest, siis ühel hetkel nagu naisuurija või on näidatud, et see kloostri vaimne liider öösiti käib õlilambiga ringi ja vaatab mingeid objekte. Ja siis see naisuurija proovib nagu sama asja, läheneb sellele kloostri kaugemas nurgas olevale suurele raidkivi altarile. Ja kui me harilikult arvame, et me näeme asju täisvalguses paremini, siis ei ole õige, et tegelikult varjud ja hämarus ja mõnikord isegi näiteks lambi valgel millegi uurimine, näo uurimine või toob esile sellised momendid, mida me täisvalgusega ei märka. Näiteks selline filmi žanr nagu film noir, kus valgustus on, ütleme, alt poolt ja kus füsiognoomika, need teatud momendid on toodud esile ja ütleme inimese selline afektiivsus või kurjus, mis on näkku kirjutatud, et võt see on see sama valgusega modelleerimine. Ja võt siis see naisuurija õlilambiga läheb ja uurib seda altarit, ta ei saa algul aru, et mis seal on risti löödud Kristus, seal on üles tõusnud Kristus, seal on Kristuse risti kõrval, siis on see hea röövel, keda nimetatakse siis heaks seetõttu, et ta oma lootuse pani siis Kristuse kui päästja peale ja seal teisel pool on siis nii-öelda halb röövel ja seda, kes ei ole kahetsusele tulnud, kes pilkas Kristust, kes siis nagu teoloogia järgi peaks hukka minema. Aga uurides seda raidkivi, ta märkab, et selle halva röövli peas on tonsuur. Tegemist on siis kindlasti mitte maanteel röövimisega tegeleva kahupeaga, vaid keskaja sümboolikat kasutades õpetatud mehega, munga või skolaariga, tonsuuriga tegelenud, kes kindlasti maanteerööviga ei tegelenud, aga tema süü ilmselt seisneb millestki muus. Ja see süü on antud seal just selle ideega, et tegemist on varjatud gnostilise altariga, et see nii-öelda see halb röövel on tegelikult nagu vihje gnostitsismile, et see on see, kes tuleb valgustusele ja pääsemisele oma enda teadmise kaudu, ta lunastab iseennast teadmise kaudu. Ja antud saate formaat ei võimalda pikalt seletada, mis gnostitsism on, aga see oli väga levinud liikumine, eelkõige algkristluse aegadel massliikumine oli, mis siis ütleme kirikukogude ja ilmaliku võimu koos toel nagu maha suruti. Ja gnostikute järgi siis kui väga jämedalt öeldes, et kogu maailm ja see jumal, kes võrdub Vana Testamendi jumalaga, et see on tegelikult siis saatan, see on meelepete, see on niisuguse kurjuse kontsentraat, aga et inimese hinges on teatud valgus olemas ja see ongi see gnoosis kreeka keeles, gnoosis ja selle teadmise kaudu siis inimene tegelikult nagu sfääre läbi liigub selle algjumalani välja. On väga palju nagu jumalusi olemas, et peame meeles, et õpetus siis sellest, et inimesel ei ole nagu preeksistentsi, et me sünnime, sureme ja siis meie elu määrab. Ja läbisaamine kirikuga, kas me lähme taeva või põrgu, et see tekkis alles hilisemal ajal, ütleme algkristluse perioodil oli vägagi aktsepteeritud, et inimene on palju kordi elanud, ennem eksisteerinud, et kõik need kirikukogudega, siis kus ilmalik võim ja kiriku hierarhia või ladvik oma vahel siis nii-öelda käed lõi, et kõik need tegelikult nivelleeriti ära. Nii et jah, see gnostiline altar ja selle mõtestamine ja selle röövli nagu, või ütleme selle õpetatud munga, kes on siis asetatud nagu sellesse mitte kahetseva röövli rolli, et selle nagu kirgastunud pilgu ja üles tõstetud pilgu niisugune hoomamine, et see elektrifitseerib just nagu siis seda uurijat ka, et seal on nagu selline tõus püütud kujutada.
Mis seos on dominikaanidel antiikkultuuriga? Noh, mitmetasandiline seos on jah, muidugi Aquino Thomas ju uuris Aristotelest, kes on silmapaistev antiikkultuuri esindaja ja nii edasi, aga filmis see seos on teistmoodi toodud. Et kui me harilikult inkvisitsioonist räägime kui dominikaanide poolt läbi viidud sellisest protsessist, mida me läänes teame, siis väga vähe teatakse inkvisitsioonist, mis toimus Bütsantsi aladel Ida-kirikus. Ja see oli märksa ulatuslikum. Ja filmis peategelane avastab vanad materjalid, kus räägitakse detailselt siis asjadest, mis on korda saadetud. Raamatukogude hävitamine. Isegi privaatraamatukogu ei tohtinud olla. Karistuseks selle eest oli surmanuhtlus. Vanade templite lammutamine, metoodiline, ütleme, genotsiid nende vastu, kes ennast helleeniks nimetasid, jällegi karistuseks surmanuhtlus. Raamatukogude põletamine oli protsess, mis toimus süstemaatiliselt, see ei olnud mitte ühekordne programm. Templite hävitamine, lammutamine oli protsess, mis võttis aega aastakümneid. Zeusi templit Olümpias lammutati metoodiliselt 80-100 aastat. Filosoofia koolide kinnipanek, olümpiamängude ja sarnaste mängude keelamine. Ütleme niisugune normaalne füüsilisus kui selline sattus jälituse ohvriks. Ühel hetkel ei olnud Bütsantsil enam nagu tugevat sõjaväge, sest et keisri ümber oli tekkinud eunuhhide armee. Kõige tüüpilisemaks kangelaseks siis nagu keisri kõrval sai eunuhh. Ja selleks, et vallutajatele vastu suuta panna, jällegi Bütsantsi sõjavägi pöördus tagasi klassikalise epohhi Rooma sõjaväe ja Kreeka sõjaväe teada olevate klassikaliste mehisuse väärtuste ja standardite ja selle juurde, kui me vaatame ajalugu. Kreeka tekstid päästeti tegelikult ära Bagdadi tõlkekoolkonna poolt. Metoodiline raamatukogude hävitamine, palju kiidetud tihti patristika autorid, tuletame meelde, keda ülistatakse originaalsuse ja mõttesügavuse ja pärast. Tuletame meelde, et need mehed tegutsesid tingimustes, kus kõik filosoofia koolid olid kinni pandud, kus igasugune kriitika, mis ütleks, et siin on ebaloogiline formuleering või et see asi on lipp-lipi, lapp-lapi peal, et see kriitika võimalus totaalselt puudus. Meil on tegemist tõelise sellise olukorraga, mida võib nimetada vaimseks genotsiidiks, et uurija jõuab ka nende materjalide juurde välja, et see avaldab nagu vapustavat sellist muljet. Et tegelikult ta saab aru, ta mõistab, et see genotsiid, mida klassikalise kultuuri vastu peetakse ja mida siis nagu väljendab see sama niisugune aaria valge mehe pea, et see ei ole midagi sellist 19. sajandi, 20. sajandi või muud, et see on väga pikalt ajaloos läbi jooksnud tendents. Ja gnostikast me praegu ei saa rääkida, aga need samad jooned jooksevad siit läbi. Väga püüdlik nagu selle varjamine, milline kontakt oli antiikklassikalisel maailmal idaruumiga. Ütleme India tarkus ja need on kõik kuidagi kummalisel kombel nagu kaduma läinud. Kusjuures teada on, et need kontaktid olid väga elavad. Või siis näiteks võtame antiikfilosoofia, et Platon ja Aristoteles on küllalt hästi säilinud ja siin on ka Senecat leida, aga sellised autorid, keda massiliselt peaks olema, raamatukogudes massiliselt nende teoseid oli, nagu Epikuros, eks ole, Demokritos, küünikud, eks ju,
kes pigem oma filosoofias siis sellist nagu ida mõtteviisi esindavad, et nende teosid nagu ei ole, need on süstemaatiliselt hävitatud. Et vaat see teema, inkvisitsiooni teema laiemalt ja viisil, kus ta puudutab ka ida-alasid, jookseb sellest filmist läbi. Ja kui ta see film lõpeb, seal on mitu niisugust momenti, nii palju ma ütlen, et uurija saab ühel hetkel väga selgelt aru, et tal tuleb valida. Kas olla koos tõega või olla koos sellega, mis tema nii-öelda elu praeguses poliitilises olukorras ja akadeemilises maailmas aktsepteerib ja edendab, et see terav valik tuleb tal teha, see on filmis selline nagu moment. Aga räägime nüüd natuke filmist ja rahast ka. Et me teame kõik, et filmi on väga kallis teha, aga teie filmi Parreesia kohta on Eesti Ekspressis kriitikud kirjutanud näiteks seda, et see film on anomaalia, sellepärast et selle eelarve oli nii väike. Et kuidas on teie uue filmi eelarvega? Jah, selles mõttes, et kui teha filmi, võib ju väga erinevaid olla, et nagu need väike hollandlased, eks ju, nad oma põlve peal maalid tulid suurepäraselt välja. Et tegelikult ühe mehe film on täiesti mõeldav ka kui asi, mis võiks nagu kunstižanri olla, et mul on õnnestunud väga väikese eelarvega teha selle inkvisiitorite filmi raha ma sain kokku niimoodi, et kloostritse, mida ma haldan, tuli oma võtteid tegema apteeker Melchiori filmitiim. Ja see leivapuru, mis nendest laua alla kukkus seal mõnede tuhandete näol, sellega ma olengi selle oma filmi tegelikult nagu teinud. Et natukene on ikkagi nagu vaja, mõned tuhanded on puudu, et seda filmi reklaamida ja lihvida, aga hea, kui selle raha õnnestub saada, kui ei saa, siis film kindlasti ka valmib, aga natukene võib-olla hiljem. Praegu on plaan, et film kinodesse jõuaks sügistalvel. Ja, mu järgmine küsimus olekski just olnud see, et millal saab filmi näha. Aga väga hästi, et siis mina jään igal juhul põnevusega ootama teie filmi, et tahaksin seda juba väga näha. Aitäh teile selle inspireeriva vestluse eest. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Kohtumiseni. Kõike head, tänan. Ja aitäh Triin Roos, aitäh Mart Raukas. See oli siis niisugune natukene filosoofilisem lõunatund ja pole parata, meie püha sõda läheb edasi. Salvestus on tehtud 30. aprillil 2021. aastal Nõmme raadios Tallinnas Tähetorni 21D.